Tere jälle, nii mina olen siis uuesti Forest Gnome ja minuga on Daniel Tina. ja meie oleme siin oma Minecrafti ägeda seikluse teise osaga. Nii, mida me siis selles osas teeme, Daniel? Näiteks alustuseks võiks leida voodi üles, sest noh, öösel on halb filmida ka ja te ei näe väga midagi. Jah, see on üks väga suur probleem, aga tundub, et me oleme siis siin väikses metsas, et varsti võiks praegu võiks natukene seda rüüd ka saada, et vähemalt püksid jalga nagu näha, siin pole mitte midagi. Pigem särk või... Särk, jah, et särk on siis, te peaks teadma, et särk kaitseb teid kõige rohkem. Nii et põhimõtteliselt on särk kõige vajalikum osa. Ehk otsetõlkes on see nahktuunika. Jah, aga noh, me kutsume seda ikka särgiks, et kes sellist keerulist nime üldse mäletab, on ju? Jah. No minul on igal juhul nii halb mälu, et mul lihtsalt ei jääks see. Näed õun? 2 tükki see vist. Et praegu loeme üles Minecrafti meie esimest osa. Jah, hetkel ta laeb ülesse, et praegu me kasutame filmimiseks üldse üht teist asja. See on sama asi, aga lihtsalt teise inimese oma. Ja see on minu oma, et ennem tegime... Minu omaga, jah. Jah. Nii, okei. Yes, 8 on täis. Ja mõõk on ka juba põhimõtteliselt katki. Kuule, äkki lähed võtta kuskil kivi ja teed juba kivimõõga? No ma ütlen sulle ühte asja, mulle üldse ei meeldi kaevandada. Kuid kuna see on osa, mida me peame tegema, no võiks ikka... No täna ongi siis põhiline kaevandamispäev. See on kivi. On? Ja näed, mine sinna edasi. Ei ole ju kivi. See on kruus, mitte kivi. See on kivi ka. No võtab natuke kruuse. Just seda läheb vaja, kui me tahame tuld teha, et... Ja seda saab kasutada ka noola otsana. Ja, aga peamiselt meil läks vist seda selle tuleraua tegemiseks, et me saaks siis ikka põrgusse ka minna. Jah, põrgusse on põhimõtteliselt vaja minna. Ja see ongi, üks hetk ongi see, et kui me lähme põrgusse, siin pausi peale saab panna seda, ei saa. Siis ma mõtlesin, et ma tahan korraks sellele, ei midagi, pärast muudame siis eelmisele videole, paneme selle, tead ju nagu, mis põhimõtteliselt võtab kokku terve selle osa, et noh, lihtsalt paneme mingi huvitav asja sinna pealkirjaks. Ja praegu on lihtsalt Minecraft Survival eesti keeles esimene osa, et võib-olla paneme sinna midagi juurde, aga võib-olla ka ei pane. Nii, võta näiteks 8 tükki ahju jaoks, sest ahju lekkaga. No ütleme, et praegu sul veel ei ole vaja, aga... No ikka seda toorest toitu on, nii et küpstoit on ikka kõige parem. Natukene seda, mis asi see on, seda sütt tahaks ka. Sütt ja süsi. Ja ma ütlen teile ühte asja, et sellel mapil on põhimõtteliselt, me saame sohki teha, aga me siis, ma arvan, me tegime sellise lepingu, et me ei kasuta game mode ühte ega midagi muud, kuid kui videote alguses on öö, siis me paneme päeva nagu tänases osas. Jah, et sellepärast me just tulimegi voodi mõttele, et võiks teha voodi kiiresti. Jah, et praegu sul on millegi ühest arvatavasti mingi imelik tunne, mõtled, okei, miks ma nüüd neid värvi teen, aga noh, minu arust on see selline pruun tuunika lihtsalt igav, et võiks midagi värvikamat olla. Mulle meeldib eriti see... Vaata, milline see kivi seal on. Näed seal, jah, see on hästi imelik ikka. See minu lemmik on sinine värv ehk lasuuriit, mida leiab kaevand. Nojah, aga ütleme lihtsalt, et see on see sinine asi. On ju? Jah. Et põhiliselt ongi nii, et kaevandamises leiab mingit sinist asja, mis on
Daniel Tina lemmikvärvi asi. Nii meil on, jah, nüüd on pool videot umbes läbi. Et meil on kahjuks, ei saa väga pikki videosid teha. Jah, 10 minutit on, et ma arvan, et me muidu teeksime ikka üsna pikki, aga kuna see YouTube'i üleslaadimise aeg on ka juba hästi pikk, et siis see võib olla väike probleem. Kuid ma arvan, et meil ei peaks ühtegi nagu sellist eriliselt suuremat probleemi juhtuma. Ja muidugi soovitage meid enda sõpradele. Jah, seda tehke kindlasti, et noh, kui teile meeldivad meie videod, et miks need siis teie sõpradele ka ei peaks meeldima. No kui ei meeldi, noh, seda võib öelda, et igal inimesel on oma arvamused, kuid ma arvan, et ikkagi võiks läbi vaadata. Ja tagasi siis Minecrafti juurde, et sa vist ei ole väga midagi leidnud. Ei ole jah, praegu ma lihtsalt natuke liigun ringi, et ainult tahaks uue mõõga, et tahaks tööriistad paremaks teha. Oota, ma ütlesin sa. No ei midagi. No. Auk. Mis siin, see on lihtsalt veega auk. Jaa, õige. Jah, et ma arvan, et siin härra Daniel tuli auku nähes, ta mõtles, et nagu kõrbes, ma ütlesin talle ükskord, et kui on vahel sellised nagu augud on seal, põhimõtteliselt süvendid, mis on nagu täiesti tühjad ja seal põhjas on ka liiv, et siis see on arvatavasti koht, kus on spawner. Jah, et ja mõned kirstud ka, et siis noh, vaadake need kohad igaks juhuks ikka läbi, sellepärast et äkki leiate sealt midagi head, näiteks me leidsime ükskord sadula, siis leidsime veel rauast hobuse rüü, mis on ka hästi hea, aga ma tahaks nüüd oma selle inventari natuke rohkem korda teha, et see ei näe praegu üldse ilus välja. Ja mulle korraks tundus, et ma nägin lammas liikumas. See läks siis... see on kana. See oli kana vist. Jah. Miks siin ühtegi lammast ei ole? Oota, ma teen omal selle inventari korda, et... Ma ei tea, mine liigu täiega otse. Nii. Ma võtan need tähtsamad asjad ja siis natuke süüa siia alla, et põhimõtteliselt peakski nii olema. Et võiks olla vähemalt. Suhkruvoogu võtame, me on praegu 9 tükki. Ja võib-olla te mõtlete, et miks me praegu üldse ringi liigume ja üldse nagu maja ehita. Et ma arvan, et see on sellepärast, et me tahame ikka hobuse või eesli, on ju? Et kui meil on hobune eesel olemas, et siis selles kohas, kus me ta leidsime, et arvatavasti sinna lähedale teeme ka maja. Kuid üks probleem on see, et kuidas me seda nööri teeme? Tead ju, millega saab hobust posti külge panna? Seda ma ei tea. Nojah. Vikist ma ei väga näinud seda. No, kõrvitsad. Ja. Et kõrvitsafarm on ka hea asi. Jaa. No, kõrvitsad seda pirukat saab teha, et see tegelikult võtab päris palju, seda süüa annab. Annab või võtab? Annab. Võtma ta ei hakka vist. Ainuke asi, mis võtab, on nälgimine. Jah, jooksmine ja on selline põhiline asi, mis põhjustab nälga. Kui sa sööd näiteks zombiliha, siis võid nälgida. Ükskord sain toorest liha ja siis ma hakkasin ka nälgida. Kanaliha. Jah, kanalihaga oli ju niimoodi, et kui sa sõid toorest kanaliha, et siis see andis sulle selle nälja asja. Nii kõrb siit võib alati midagi head leida. Jah, näiteks need kõrbetemplid ja... Või need süvendid. Jah, aga hetkel tundub, et jah, et ei olegi midagi erilist siin. Aga kaktuse võiks ikka ju kaasa võtta, et rohelist värvi saab ju teha ja... Kaktuse parkuur on väga vastik. Jah, minu arust kõik YouTuberid, keda ma tean, vihkavad kaktuse parkuuri. Tegelikult see kõrb ei olegi vist nii väike, natukene läheb ikka edasi, aga... See on pikilis nagu. Nojah, siin tuleb natukene seda... Oota, ei, sealt ikka läheb päris korralikult edasi. Aga see on küll huvitav, vaata, kuidas need lehed on ju. Minu arust see on alati nagu imelik ja okei, video hakkab lõpu poole jõudma, et meil ei ole enam väga kaua aega, aga ma arvangi, et oleks üsna hea siit kohas kohe lõpetada
nii et head aega, meie sõbrad, ja näeme järgmises videos. Head aega!